Tere! Täna räägime millestki, mis on absoluutselt kõikjal meie ümber, aga mida me enamasti üldse ei märka. Samas, ilma selleta ei peaks me vastu rohkem kui mõned minutid. Muidugi, jutt käib õhust. Aga mis see tegelikult on? Oled sa kunagi mõelnud, mis nähtamatu jõud see on, mis kannab võilille seemneid tuules või paneb sügisel lehed sahisema? Jah, see on õhk. Ja usu mind, see on palju-palju enamat kui lihtsalt tühi ruum. Nii et lähme asja kallale. Alustame siis kõige lihtsamast. Kuidas me üldse saame kindlad olla, et see nähtamatu ei miski on tegelikult ikkagi miski? Mõtle korraks, õhk on absoluutselt igal pool. Väljas, sinu toas ja isegi selles tassis su laual, mis tundub täiesti tühi. Kuna see on tavaliselt läbipaistev ja lõhnatu, siis ongi lihtne unustada, et see üldse olemas on. Aga tegelikult täidab see iga viimse kui prao. Ja kuigi me seda justkui ei näe, tunneme me selle olemasolu ju kogu aeg, eks ole? See on see mõnus jahe tuuleiil su näol või see lehte sahin pargis ja isegi tormimetsik jõud, mis murrab puid. Kõik need asjad karjuvad meile, et õhk on olemas ja vau, kui võimas see on. Hea küsimus on ju. Kuidas me saaksime seda päriselt tõestada? Kuidas me näitame, et näiteks üks tühi pudel polegi tegelikult tühi? Ja vastus on tegelikult geniaalselt lihtne. Vaata, kui me võtame selle pudeli ja lükkame vee alla, mis juhtub? Mullid! Just need mullid ongi see õhk, mis pudelis oli. Vesi lihtsalt surub õhu välja ja võtab ise selle koha. Nii lihtne see ongi. See tõestab mustvalget, et pudel polnud kunagi tühi. See oli õhku täis. Okei, nüüd me teame, et õhk on reaalne. Aga mis asi see siis täpsemalt on? Millest see koosneb? Kui me vaatame õhuretsepti, siis see on tegelikult üsna sirkjooneline. Lõvaosa, kujuta ette, tervelt 78% on lämmastik. Siis tuleb meile kõigile eluks vajalik hapnik, mida on umbes 21%, ja siis jääb alles see üks pisikene, aga ülipõnev protsent. Hapnik, see on see osa õhust, mis meid sõna otseses mõttes elus hoiab. Iga hingetõmbega anname oma kehale kütust. Aga nüüd see väike 1%. Võiks ju mõelda, et mis see ikka on, aga tegelikult just siin lähevad asjad tõeliselt huvitavaks. See on nagu vürtsisegu, mis peidab endast tervet maailma. Selles segus on näiteks süsihappegaas, ilma milleta taimed ei saaks kasvada. Siis on seal veeaur, millest muide tekivadki pilved. Ja nüüd läheb põnevaks, seal on isegi pisikesi tahkeid osakesi. Sa oled kindlasti seda näinud, eks? Kui päikesekiir langeb tuppa ja sa näed neid pisikesi kübemeid õhus tantsimas. Vot need ongi need tahtked osakesed. See on segu kõigest. Liivast, riidekiududest, isegi vulkaanilisest tuhast, mida õhk endaga kaasa kannab. Ja veel üks selline tahke osake on õietolm. Taimede peenpulver, mis paljudele meist on see kevadel liigagi tuttav ja põhjustab allergiat, aga jah, ka see on täiesti loomulik osa õhust, mida me iga päev sisse hingame. Okei, lähme nüüd nendelt pisikestest osakestelt eemale ja vaatame suurt pilti. Kogu meie planeedi muotkavas. Meie maad ümbritseb üks paks gaasikiht, mida me kutsume atmosfääriks. Kõige lihtsam on seda ette kujutada nagu suurt tekki. See on maa kaitsetekk, mis hoiab meid soojas ja kaitseb ohtliku kosmilise kiirguse eest. Kui paks see tekk on? Uskumatu, aga see ulatub üle 1000 kilomeetri kõrgusele. Et seda numbrit kuidagi hoomata, see on umbes sama pikk maa, kui autoga Tallinnast Varssavisse sõita. Ainult et otse üles. Ja selles tohutus õhukeras toimub kõik, mida me taevas näeme. Siin all meile kõige lähemal on pilved ja lennukid. Kõrgemal põlevad ära meteoorid, mida me näeme langevate tähtedena. Ja päris kõrgel atmosfääri serval tantsivad need müstilised virmalised. See kõik on osa meie atmosfäärist. Aga mis hoiab seda hiiglaslikku õhuookeani kinni? Miks see lihtsalt kosmosesse ei haju? Vastus on lihtne. Maa gravitatsioon. Meie planeedi raskusjõud on see, mis hoiab iga viimse kui õhumolekuli siin kinni. Ja lõpetuseks teeme väikese reisi ajas tagasi. Vaatame, kust see kõik üldse alguse sai. See on õhu iidne lugu. See on olnud üks pikk ja päris dramaatiline teekond. Mõtle, kui maa oli noor ja tuli kuum, siis esimene atmosfäär tekkis vulkaanidest purssanud gaasidest. See oli täiesti mürsine segu. Aga siis juhtus ime. Tekkis elu. Ja need esimesed pisikesed organismid hakkasid seda atmosfääri täielikult ümber kujundama.
Nad sõid süsihappegaasi ja tootsid hapnikku. See oli planeedi ajaloos suurim muutus, mis muutis mürsise õhu meile hingatavaks. Ja see protsess võttis miljardeid aastaid. Ja kõige lahedam on see, et see iidne protsess toimub siiani meie silme all. Iga puu, iga rohuliible on osa sellest samast vanast loost. Nad toodavad pidevalt seda hapnikku, mida meil eluks vaja on. Nii et kui midagi tänasest meelde jätta, siis see õhk ei ole mingi tühi ruum. See on üks tohutu, keeruline ja iidne süsteem, mille on loonud planeet ja elu ise, käsikäes. Ja see viibki meid viimase mõtteni. Kui elu ise on suutnud meie atmosfääri nii totaalselt muuta, siis kuidas kujundavad meie teod, meie inimkonna teod, seda õhku, mida hingavad meie lapsed ja lapseeladsed? Selle mõttega ma teid täna jätangi. Aitäh kuulamast!